No veel kiiruse parandamise kohta võin nii palju öelda, et kui ise selliste sportidega alustasin 2009 aastal, et SRM-i järgi siis esialgu spurtisin 1150 vatti kuskil selle ringis, aga tänase seisuga olen 1300 vati piiri purustanud, et numbrid näitavad ka, et plahvatust on väga palju juurde tulnud ja ise tunnen ka täpselt samana. Kas need samad harjutused, võib arvata, et nende samade harjutuste tegemine on üheks põhjuseks, miks sul on siis, ütleme, sprindi finiš paranenud? Just kindlasti, jah. Just siuke paigalt spurt, et kiire hoo pealt finišeerida ei saa minust kunagi, aga jah, 3, 4, 5 meest, niisugused keskmise finišivõimega mehed, et võin kõik alistada, ma arvan. Margus küsib, kas enne tähtsat võistlust on seks täiesti välistatud või kuidas sellega lood üldse on? Noh, ei ole ise tähelepanu pööranud, et on mindud starti seksinult ja ilma seksita, et pole mitte mingit vahe. Kuidas on õlle joomisega võistluspäeva eelneval õhtul, et kas Margus küsib, et ise sõidab tõsise harrastaja tasemel võidu ja üks õlu ei tee talle midagi halba, aga seks küll väsitab ära ja jõudu pole mõnda aega, et kuidas sina nagu sellesse õlle joomisesse võistluspäeva eelsel õhtul suhtud? Noh, minu käest ei ole mõtet seda küsimust küsida, sellepärast, et õlles on märkimisväärne kogus gluteeni, et mina kindlasti õlut ei joo, aga kui ma olen joonud 1, 2, 3 pokaali veini, et siis see minu enesetunnet kehvemaks küll ei tee. Jüri küsib, et Riho Suun on kunagi öelnud, et kui sa oled tipus, on rattasõit üks suur ime. Et kas sinu jaoks on rattasõit juba üks suur ime? Jah, kindlasti on, et rattasõit on teadagi elustiil, aga jah, kui sul läheb rattasõitis väga hästi, et siis on see kirjeldamatu rõõm, et teed tööd ja sul see töö läheb veel väga hästi, et siis see on vägagi nauditav. Mikk küsib, mida sina, Rein, arvad jalgrattamaailma dopinguskandaalidest? Toob siin näiteid Lance Armstrongi praegu käiva föderaaljuurdluse kohta, Landise, Hamiltoni, Hincapi tunnistuste kohta, et mida sina nagu nendest dopinguskandaalidest arvad? Noh, selge see, et rattasport on liiga raske ala, et selle läbi tekib ka väga palju rattureid, kes kipuvad patustama, et arvan ise, et kui oled elu otsa rüganud, et kõrgel tasemel jõuda, ühtäkki leiad, et pole selle läbi saanud haridust ja ei ole ennast muudes valdkondadest harinud ja üks hetk pead selle rattaspordiga nii-öelda lõpparve tegema, sest lihtsalt elu nõuab seda, siis võib-olla neid patustajaid tuleb juba selle läbi rohkem juurde, et elu sunnib paljusid patustama võib-olla. Kas sinu isiklikul arvamisel Armstrong tarvitas dopingut või ei tarvitanud? Noh, ma mäletan tema võite väga selgelt, et need olid kõik väga märkimisväärsed, et jah, mina arvan, et ta tarvitas dopingut. Kas nüüd viimati Utsi avaldas kahtlaste sõitjate nimekirja, et mida sellest arvata, et sina ise teadupärast olid seal väga taga, et sinu verepilti ei peetud nagu üldse kahtlaseks, aga mida nagu sellest avaldusest nagu üleüldse arvata, et on see hea, on see paha ja milline mõju sellel nagu Gruppetole on? Noh, tegelikult mulle täitsa meeldis, et see nimekiri avalikustati, sellepärast
jah, kindlasti oli seal listis mehi, kes patustavad ja nende elu muutus selle läbi raskemaks, et jällegi minu aktsiad tõusid ja minu elu läks natukese lihtsamaks, et arvan, pärast konsultatsiooni meeskonna arstiga arvan, et sellel listil on tõepõhja ka päris palju all, et liigume edasi. Naljaka nimega inimene küsib, Hommik on tema nimi, küsib, et kes on olnud sinu eeskujuks jalgrattamaailmas? noh, Jaan Kirsipuu oli kindlasti kõige esimene võib-olla eeskuju. Ja neid eeskujusi on läbi aegade veel väga palju olnud, et osadega sõidin koos praegu ja kuigi tänapäevaks on jah, need kõik eeskujud juba oma nime ära määrinud, et enamasti on need mehed dopinguga põrunud. Et näiteks üks mees on siin, Michael Rasmussen, sõidab mu homme võidu, et jah, oli kunagi mu eeskuju. Aga jah, võin seda öelda, et kui mees oma nime ikka ära rikub, et siis vaimustus kaob kõikidel ratturitel selle mehe vastu. Kas mida sa arvad Alberto Contadori juhtumist, et kas sa pead seda õigeks, et see mees praegu sõidab vaatamata sellele eelmise aasta juhtumile? No see on just, selles suhtes on see juhtum ebaõiglane, et isegi kui Alberto sai seda klembuterooli sealt kuskilt teatud toiduaines, siis keelu peaks ta ikkagi saama, sellepärast et on ju rattureid, kes ostavad vitamiini poest, tavalisest spordipoest ja neile öeldakse, et see ei sisalda neid aineid ja neid aineid, kuigi pärast tuleb välja, et mingi mikrodoos valet ainet oli selles vitamiinis sees ja siis see mees saab kohe aasta või 2 keeldu ilma vaidlemata, et samamoodi peaks ka Alberto selle keelu saama, et pigem vaadatakse... ta peaks auga selle keelu ära kandma ja oma comebacki tegema, et lihtsalt teiste ratturite suhtes on see ebaõiglane, et see on vastik, kuidas selliseid mehi eelistatakse ja neile poetakse. Rattaprofil oma mees Rauno Laht küsib, et mida arvad sina 2 viimasest väga traagilisest juhtumist, kus Wouter Wayland Giro d'Italial läbi väga raske kukkumise oma elu kaotas ja Xavier Tondo, kes siis kodus oma garaaži ukse alla jäid, et kui palju selliseid asju nagu tippspordis üldse ette tuleb, et inimene võistlustrassil oma elu kaotab? Või kuidas kogu Gruppetto sellesse suhtub, et sellised sõitjad kaovad? No ma võin niimoodi öelda, et see on meie elu, et see võib igaühega juhtuda iga päev, iga trenn, iga võidusõit, et mis seal suhtuda on, et see on kõik teada, et me riskime iga päev oma eluga, et midagi imeks pandavat see ei ole, et iga 10 aasta üks rattur manale teed läheb, et jah, see üks asja lihtsalt juhtub. Sinu soovitus noortele Eesti sõitjatele oleks kindlasti see, et nad iga päev siis kiivrit kannaksid, kui nad rattaga sõitma. Jah, seda kindlasti, et need ajad on möödas, kui kiivrid seisid kodus kappides, et kindlasti tuleks neid kasutada, et isegi sõidan kogu aeg kiivriga, et mitte kunagi ilma kiivrit oma uksest välja ei astu, et tänapäeva kiivrid on nii kihvtid ja kerged ja mugavad, et neid ei ole mitte kellelgi raske pähe panna ja nendega sõita, et nad ei sega kedagi. Rattaprofit küsib siin ka omalt poolt lõpetuseks ühe küsimuse. Mis on rattamaailmas sinu unistus, ehk siis kuhu sa tahaksid jõuda ja millele sa tahaksid hiljem tagasi vaadata? Noh, sellele küsimusele väga raske vastata, et sellist eesmärki ma fikseerinud ei ole, et kui ma võidaks ühe nädalaajase Pro Touri võidusõidu, et
sellel oleks küll väga helge hiljem tagasi vaadata ja kindlasti võiks karjääriga väga-väga rahule jääda. Tour de France'i võitu siin pakkuda oleks natukese liiast, et selle Tour de France'i võiduga kaasnevad tavaliselt igast spekulatsioonid ja asjad, et ega see võit ei tundugi enam nii väga ahvatlev, kui ta tundus noorena. Rattaprofid siit omalt poolt tänab, soovime sulle meeldiva massaaži jätkumist, et vaatame siin massöör sind tugevasti väänab, et kindlasti jõudu jaksu ja nael kummi siis nädalavahetuseks. Okei, nägemist!